Kohale läinud päästemeeskond mõõtis korteri õhus oleva vingugaasi kontsentratsiooni ja kuna see oli üle normi, kutsuti kohale gaasifirma spetsialistid. Nad keerasid gaasikraani kinni, päästjad tuulutasid toa ja seejärel mõõtsid uuesti vingugaasi taset, mis oli langenud normi piiridesse. Päästjad kontrollisid üle ka kõik teised korterid, kuhu neil oli võimalik sisse pääseda ning elanikud evakueeriti ohu möödumiseni majast välja. Seejärel mõõdeti õhureostust 3. korda ning tuvastati, et vingugaasi tase on normis ja elanikud lubati tagasi korterisse. Sündmuskohale jäid gaasifirma esindajad, kes viisid läbi omapoolseid toiminguid, et selgitada välja olukorra tekkepõhjus. Kiirabi kontrollis üle ka kõrvalkorteris viibinud 7-kuuse lapse, kellel olid tekkinud hingamisraskused. Õhtul kell 17.13 teavitati häirekeskust, et samast majast on leitud oma korterist vingumürgistuse kahtlusega teadvuseta mees ja 2 elutunnusteta isikut. Kiirabi kinnitas koha peal 48-aastase naise ja 28-aastase mehe hukkumist ning 5 korteri omanikku teadvuseta 52-aastase mehe haiglasse. Ühtlasi kontrolliti veel üht kortermaja elanikku, kes kaebas halva enesetunde üle. Ida päästekeskuse pressisekretär Ksenia Vihrina rääkis telekanalile Liites toimunust. Väljakutse võeti vastu 2. korruse korterist. Seal hakkasid inimesed ennast halvasti tundma. Seega saadeti nad haiglasse kontrolli. Hiljem saime 2. väljakutse politseilt, kes avastasid korterist kannatanud. 3 inimest. 2 neist ei suudetud kahjuks päästa. 1 inimene asub haiglaravil.